minu jaoks väga olulises mõttes aluselist ja paljusid asju sa oled kindlasti neist kuulnud, aga see on vahetevahel väga vajalik selleks, et teatud muutused võiksid meie elus toimuda. Ja mu jutluste pealkiri on takistused tervenemise tee peal. Ja tegelikult ma plaanin seda mitu korda veel pärast seda ka rääkida, et see on esimene kord. Aga palvetame enne, kui me lähme selle juurde. Ja Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, palun, et me kasvaksime sinu tundmises, et me mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärke, mõistaksime sinu igatsusi. Isa, palun tõesti, et kui kellelgi on ka takistused tee peal, selleks, et jõuda tervenemiseni, Isa, et need saaksid kõrvaldada, mis nad võiksid käia täies tervises, nautida seda, mis sina oled valmis pannud ja saada osa sellest, mis sina oled andnud nendele juba. Tänu sulle, Isa, selle eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Kiitus Jumalale. Üks oluline asi on ka see, et sina oled ka igatsemas ja oled ammutamas ja tõmbamas Jumala käest. Mismoodi see välja näeb? See on seesama sinu tähelepanu. Me kasutame võib-olla kristlastena vahest sükest väljendit, et avame oma südamed. Ja suurem osa kristlasi ei tea seda, mis see tähendab. Sest nad mõtlevad, et kus kohast, mida ma nüüd avama pean. Tegelikult see tähendab oma tähelepanu pööramist Jumala sõnale ja selle väärtuslikuks pidamist selles kontekstis. Nii et see on sama, et kui sa avad oma südames, ongi see, et sa tahad kuulata, sa pöörad oma tähelepanu ja see ongi juba esimene element selleks, et Jumal võiks sinu vastu kõnelema hakata. Amen. Nii, takistused tervenemise tee peal. Ma kasutan ühte tsitaati siin kogu selle teema alguses ja väga võimalik, et sa ei ole seda raamatut lugenud, sest seda eesti keeles ei ole, aga Kenneth Hagin on kunagi kirjutanud ühe raamatu, mille nimi on I Believe in Visions, ehk siis tõlkes ma usun nägemustesse. Ja seda eesti keelde ei ole tõlgitud veel kahjuks või kuidas iganes sellega on siis. Ja selle raamatus ta räägib ühest nägemusest, mis Jumal talle andis ja see oli siis, nagu tema on kasutanud seda terminit nagu avatud nägemus, kus ta oli sattunud haiglasse, tema ise siis Kenneth Hagin. Ja see oli siis sellisel kombel juhtunud, et ta oli ühel jutluse ajal oli kõnelemas ja kuskil seal mingis situatsioonis, kui ta liikus, siis ta astus lava äärest või kuidagi astus mööda või midagi üle, nii et ta kukkus, nii et ta vigastas ühte oma, kas oli küünarnukk vist või midagi taolist, ikka ühte oma kätt põhimõtteliselt vigastas. Ja nad viisid ta nii-öelda pärast seda sinna siis igaks juhuks lausa haiglasse, et kontrollida, et seal luumurdu ei ole, aga õnneks luumurdu ei olnud, seal oli midagi oli nihkes, aga nad tahtsid siiski seda hoida ja kontrollida. Ja ta oli seal siis haiglas, nii-öelda asjad olid põhimõtteliselt tehniliselt nagu korras, aga tal oli nii-öelda kõik oli vaja lihtsalt jälgida, et see asi on normaalselt funktsioneerimas. Ja siis see oli hommikune aeg vist ja äkitselt ta kuulis mingit samme ja ta nagu sai aru, et keegi külaline ei saa see olla ja siis nagu astus sisse keegi valges riietuses ja siis, kui ta nagu vaatas ülesse, Jeesus astus sisse sinna nii-öelda avatud nägemuses, nägi teda ja rääkis temaga päris pikalt just tervenemise teemast ja kogu sellest situatsioonist. Ja ma ei hakka sulle kogu seda nägemust asjale ette lugema detailides, see on päris huvitav selles mõttes lugeda, mis Jumal nagu õpetas ja rääkis. Aga üks asi, mis puudutab just seda teemat, mis ma hakkan rääkima ja kõige muu asjade seas, kui ta selle oli ka välja toonud just, et miks see kõik oli saanud ka sündida, on niimoodi öeldud siis selles raamatus. Jeesus ütles mulle, minu täiuslik tahe on, et mehed ja naised naudiksid jumalikku tervenemist ja jumalikku tervist, kuid paljud on nagu sina elavad üksnes siis minu lubavas tahtes. Seetõttu on raskustel lubatud nende ellu tulla. Teised samas on usus nõrgad, nende usk ei ole piisav, et võtta vastu tervenemist, mis neile kuulub. Mõned isegi ei tea, mis neile kuulub. Nüüd, kohe võib tekkida küsimus, mis asi on see lubav tahe? Ja otsime minuga koos välja Rooma kirja 12. peatükk. Rooma kirja 12. peatükk ja 2. salm.
Rooma 12.2 ütleb niimoodi. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks. Me ei peaks siis muutuma selle maailmaga sarnaseks. Amen. Ütleb, vaid muutuge teiseks või siis ka teistsuguseks oma meele uuendamise teel. Nüüd pane tähele seda viimast fraasi, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine. Laindud tõlge tõlgib selle fraasi nii-öelda, et te uuriksite veel sellisel kambel, et te võiksite ise läbi katsuda ja ära tunda, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahe. On see, mis moodi laindud tõlgidele tõlgib. Ja ta räägib siin siis millest? Jumala heast, meelepärasest ja ka täielikust või täiuslikust tahtmisest. Nüüd mõni võiks küsida, et nagu, kas Jumalal on siis 3 erinevat tahtmist või? Siin on hoopis küsimus selles, milles meie otsustame elada. Sa võid näha, meil on piiblis mõningaid väga omapäraseid situatsioone, võib-olla sa ei analüüsid neid. Näiteks, kui sa vaatad Iisraeli rahvast, nüüd see, kes tuleb Egiptusest välja, see põlvkond, ja hakkab liikuma tõotatud maa suunas. Ja kui sa loed piiblist, siis Jumala plaan oli, et nemad, seesama põlvkond, jõuaks tõotatud maale. Kui nad jõuavad sinna tõotatud maa juurde, nad saadavad need maakuulajad või kaasaegsemas keeles siis need luurajad välja ja nad vaatavad seda maad ja tulevad tagasi ja nad hakkavad rääkima uskmatust, ütlevad, me ei saa, me ei suuda, me ei või seda vallutada ja seda võtta. Ja nad jäävad sellest ilma ja see põlvkond käib 40 aastat seal kõrbes ringiratast ja tegelikult see põlvkond sureb ja nende lapsed hiljem on need, kes lähevad ja saavad sinna tõotatud maale. Algne Jumala plaan oli see, et nemad läheksid sinna tõotatud maale. Aga see ei saanud teoks. Kas pole huvitav? Niisiis, Jumala plaan oli nende jaoks paika pandud, aga see siiski ei teostunud nende elus. Miks pärast? Nende valikute tõttu. See, mida nemad tegid, mida nemad otsustasid ja mismoodi nemad elasid. Nüüd üks asi, mis meil tuleb ka meelest pidada, kui me räägime Jumala lahtest ja Jumala plaanist ka sinu elus, siis see ei ole see, et see automaatselt sünnib. Kristlaste seas on levinud üks väga vildakas mõttelaad ja see on see, et ütleme, näiteks niisugune asi, keegi palub võib-olla, näiteks tal ongi terviseprobleem ja palub oma tervenemise eest või laseb kellegi endal käsi peale panna, et ta võiks terveks saada ja palub selle asja pärast ja ta ei saa terveks. Ja ta on ikkagi pärast seda võib-olla nendes probleemides ja kasutab võib-olla ravimeid edasi. Ja siis ta ütleb niimoodi, et no jah, ma küll palusin, aga ma ei saanud seda. Eks see vist oli siis Jumala tahtmine, et ma praegu ei peaks terveks saama. Nüüd, miks jaoks on see väga vildakas lähtekoht? Kujutame ette, et keegi inimene tuleb ja tahab oma elu Jeesusele anda või vähemalt väljendab justkui oma soovi. Ja teeb isegi sinuga selle palve kaasa, aga järgmisel korral teda enam kogudusse ei tule ja hiljem võib-olla kokku ütleb, mina ei taha selle usuasjaga tegemist teha. Kas me siis ütleme, vist järelikult Jumala tahtmine ei olnud, et ta võiks päästetud saada? Kas me ütleme nii? Ei, me ei ütle seda nii. Miks pärast? Sest tema tegi mingid valikud ja otsused. Ja otsustas, et ta ei taha seda teed minna. Isegi kui ta selle palve võib-olla palus kaasa või taolist. Me ei saa Jumala tahet teada inimeste elu olukordadest või situatsioonidest, mis juhtuvad. Vahest mõni inimene, tal on mingi materiaalne probleem ja tal oleks vaja mingit rahasummat, mingi asja ostmiseks ja ta palub, et Jumal võiks talle selle anda ja seda võib-olla ei sünni. Ja siis mõned inimesed ütlevad, no ma palusin seda, no ka järelikult eks Jumala võib-olla ei tahtnud seda mulle anda või ta arvas, et seda praegu ei ole mul vaja. Me ei saa Jumala tahet teada kogemustest. Amen. See on väga vildakas mõttelaad. Sest kui me vaatame oma ümber toimuvad asju ja arvame, et see lihtsalt, kui see sünnib, et see on Jumala tahe, siis me oleme väga vildakad oma asjadega. Meie ümber on võib-olla, piibel ka sellest räägib, et ütleme, on meie ümber sõjad,
on võib-olla isegi õnnetused, võib-olla isegi katastroofid, isegi maavärinad ja mis asjad. Ja siis me ütleme, et see vist oli see Jumala tahe, lihtsalt see on mingi aimumatu, salapärane Jumala plaan selles asjas. Me ei tea, miks see oli vajalik, aga ikkagi see juhtus. Ei, see ei ole selles küsimus. Piibel ütleb selgelt, kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama. Ja kui me näeme neid asju, siis see ei ole mitte Jumala plaan. Nüüd samas mõnele inimesele jääb see küsimus, aga miks need asjad juhtuvad? Nüüd seda mul ei ole alati kohe vastata üheselt, sest et on mitmed asjad, mida inimesed teevad oma valikuid ja see viib selle kogu selle asja selles suunas. Ja samas ka me peame kristlastena mõistma seda, et meil on antud meelevald siin maa peal. Sinul on antud ka meelevald siin maa peal. Ja Piibel ütleb, surm ja elu on keele võimuses ja ta räägib just eriti sellest, mis toimub sinu elus. Sina saad määrata, mis sünnib ja mis ei sünni. Jumal määrab, ei. Jumal määrab vastavalt sellele, mida sina ütled ja mida sina soovid. Lähme ühe minu jaoks väga tuttava loo juurde ja see on Markuse evangeeliumi 1. peatükis. Markuse 1.40. Minu üks lemmik lugudest, kui ma räägin tervenemisest räägin, on see. Ja Markus 1.40. Ja see ütleb niimoodi. Ja tema juurde, siis Jeesuse juurde, tuleb pidajatõbine, palub teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb temale, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesus lakkas temast hale meel, ta sirutas oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidajatõbi temast ja ta sai puhtaks. Ma olen erinevaid tõlkeid sellest vaadanud ja mulle üks nendest on silma hakanud, mis mulle eriti kuidagi meeldib, sest see toob nii hästi just need erilised olulised nüansid nagu välja. Eesti keeles seda tõlget küll ei ole olemas, aga inglise keeles on selle tõlke nimi passion, ehk siis kirg või kirglik tõlge nii-öelda. Ja see kõlab ka kohe sellest, kui sa hakkad seda lugema seda. Ma loen sulle selles samas tõlkes selle sama 40. salmist 42. salmini. Ütleb niimoodi, ühel korral tuli üks pidajatõbine, langes Jeesuse ette ja anus oma tervenemist öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundest sirutas Jeesus käe, puudutas pidajatõbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõve haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Nüüd üks asi, mis sa näed siin, on väga huvitav see, mida see pidajatõbine räägib. Kui ta tuleb Jeesuse juurde, siis ta ütleb niimoodi, ma kasutan just seda sama passion tõlget, ta ütleb, et sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd, kas see meesterahvas, muidu paljud tõlked toovad selle väga selgelt välja, kas see meesterahvas uskus Jumala väesse? Kui sa küsid enamus kristlaste käest, kas Jumalal on piisavalt väge, et sind terveks teha, kui sa peaks haige olema? Enamus kristlasi vastavad, aga muidugi on. Ja ma arvan, et üsna loogiline. Tead, Jumal on kõik võimas, ta on vägev, ta on loonud taeva ja maa, siis tal peaks olema väge sind ka terveks teha. Nüüd, kas sa märkad, sellest ei piisa, et terveks saada? See meesterahvas on ikkagi haige, ta on pidajatõbine. Ja see oli nii-öelda ravimatu haigus, ma ei tea, kui seda tänapäeval eriti palju esineb, ma olen kuulnud, et kuskil mingisugused variante on olnud ja ta väga paljus nii-öelda paremaks see asi ei ole läinud. Aga see oli ravimatu haigus ja see oli tema jaoks lootusetu olukord. Sest nad eraldasid need inimesed eraldi, sest et see oli ka nakkav ja nad nii-öelda lihtsalt elasid või elutsesid kuni selle päevani, kui nad lihtsalt surid ja nad ei saanud teistega eriti kokku puutuda ja nii-öelda seda kontakti iga hinna eest välditi, sest et see oli ikkagi nakkav ja see põhimõtteliselt see haigus või see viirus sõi nende ihu
ja ka nendel sageli, ütleme, isegi nina ja kõrvad ja asjad lagunesid lihtsalt järjest ära ja see nägi päris kole välja, see inimene sageli. Nüüd see inimene oli sellises olukorras, tema jaoks väga lootusetus olukorras ja tal oli usku Jumala väesse teda terveks teha. Ta uskus, et Jumalal on vägi teda terveks teha ja ta ei olnud saanud oma lahendust ja see ei muutnud midagi. Järelikult ka sinul, kui sul on vaja terveks saada, ei piisa sellest, et sa usud, et Jumalal on vägi, et sind terveks teha. Sellest ei piisa. See ei muuda veel sinu elu. See ei too seda tervenemisime sinu elu, kui sa usud, et Jumalal on vägi ja Jumal on kõik võimas. Siin on ühte elementi juurde vaja ja me näeme, millest ta ei ole veendunud. See on see, ta ei ole veendunud Jumala tahtes. Niisiis ta ei tea, mis on Jumala tahe tema jaoks. Ta ei ole selles veendunud, mis on Jumala tahe tema jaoks, mis puudutab just siis ka tervenemist. Ja see on üks väga tõsine takistus tegelikult. Ja hämmastav on see, kui ma seda nägemust lugesin ka, mis Kenneth Hagin kirjeldab, siis ta tõi just välja seda, et inimesed ei ela Jumala täiuslikus tahtmises. Mis asi see on Jumala täiuslik tahe? See sama, et nad käivad täielikus tervenemises. Nüüd selleks, et käia selles täielikus tervenemises, on vaja ka olla õiges kohas ja ka õigel ajal. Iisraeli rahvas ei käinud nii-öelda jumalikus täiuslikus õnnistuses ja jõudnud tõotud maale, sest et nad tegid teatud valikud. Nad tegid teatud valed asjad, valed valikud oma elus ja tegelikult olid ka nii-öelda valedes kohtades oma füüsilises mõttes, aga ka oma usuga ja oma hoiakutega. Ja sellepärast nad ei jõudnud sellesse punkti, kus Jumal tahtis, et nad oleksid. Mis Jumala tahe ei olnud nende elus sündimas. Nüüd ka sellel mehel ei olnud veel see sündimas, aga nüüd ta küsib Jeesuse käest seda. Kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Või nagu see Passion tõlge tõlgib siis, sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd traditsionaalne kristlik mõtteviis eeldaks, et kui selline küsimus küsitakse, siis Jeesus peab kindlasti palvetama ja küsima, Isa, me ei tea, mis on sinu tahe selle vaese mehe suhtes või selle kannatava mehe suhtes. Me ei tea, kas sa tahad teda terveks teha. Ütle nüüd, kas sa tahad teda terveks teha või ei taha. Anna meile teada see tahe. Jeesus ei tee mitte midagi sellist. Ta isegi ei pöördu isa poole selles suhtes, mitte seda ei võiks teha. Aga ta isegi ei pöördu. Miks pärast? Sest et tema jaoks oli see väga selge ja väga paika pandud. Kui keegi esitab küsimuse, sul on vägi mind terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Kas sa tahad mind terveks teha? Siis Jeesus ilma igasuguse pikema jututa, ilma igasuguse kahtluseta, ilma igasuguse pika kaalumiseta või erilise otsimiseta annab talle ühese ja selge vastuse. Ja see vastus kõlab väga lihtsalt ja lakooniliselt. Ta ütleb niimoodi, ma tahan saa puhtaks. Ja ta paneb oma käe tema peale ja see mees saab kohe puhtaks. Ehk siis ka terveks võib öelda. Amen. Nii kui ta saab teada ja kuuleb, mida Jumala tahet, sünnib ka ime. Amen. Sul on ka vaja väga selget arusaamist sellest, mis on Jumala tahe sinu suhtes, kui me räägime just nüüd tervenemisest. Paulus palub ka selle ühe koguduse eest Piiblis, Isa, täida neid oma tahtmise tunnetusega. Ta ei ütle lihtsalt, et oleks tore, et nad teaksid seda fakti, mis on sinu tahe. Ei, ta ei ütle seda. Ta ütleb, täidaks neid oma tahtmise tunnetusega. Mis asi? See Jumala tahtmine peab jõudma kuhu? Sinu südamesse. Nüüd, kui sa oled siin koguduses regulaarselt käinud, siis sa oled mind kuulnud väga palju kordi ütlemas ühte fraasi. Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja ma arvan või vähemalt loodan, et sa oled sellel pihta saanud, et see on ka nii. Aga sellest ainult ei piisa.
Sa võib-olla isegi suudad seda fraasi korrata järgi ja oled seda võib-olla kuulnud ja oled mind kuulnud jutlustamas ja oled ise lugenud isegi teatud kirjakohti sellest, aga see peab jõudma sinu südamesse. Et Jumala tahe on, et sina oleksid terve. Amen. Mõni võib öelda selle peale, no ja, aga vaata, see oli ju, ütles seda sellele pidajatõbisele. Aga kust mina võin selles kindel olla, et seda mulle ka ütleb? Vaatame Piiblisse. Nüüd üks oluline asi veel. Kõik, mis sina usud ja millele sa rajad oma elu vaimulikus mõttes, sul on vaja Jumala sõna tõdesid, mis seda kinnitavad. Sa ei saa öelda, et tead, mina lihtsalt usun sedasi. Sul on vaja piibli kirjakohti ja mitte ainult üks, vaid mitmeid, sest seda kinnitavad ja siis sul on õigus öelda, ma otsustan uskuda. Mõni ütleb, et meie koguduses või meie mis iganes liikumises või kuidas iganes tahad nimetada või usulahus või kuidas keegi tahab üteldagi, usutakse seda asja niimoodi. Okei, siis näita mulle 2 või 3 selget kirja kohta, mis näitavad piiblis, et nii on see õige. Mõni ütleb, et igaühel on omad uskumused ja igaühel on õigus uskuda, mis temale meeldib. Nüüd, kui sina oled öelnud, et Jeesus on minu issand ja tema on tee, tõde ja elu, siis sul ei ole omasid uskumusi. Ja nii nagu sulle meeldib või nagu sina arvad. Vaid sina peaksid võtma omaks selle, mida Jeesus on ütelnud. Ja see on see, mida sina otsustad uskuda, ükskõik mis sina arvad või mis sinule tundub või mis keegi iganes ütelda võib. Amen. Me sätime oma usu mille järgi? Jumala sõna järgi. Mitte inimese arvamuse järgi, mitte selle inimese ütlemise järgi, mitte selle jutlustaja suhtumise läbi. Mitte seda, et kõik jutlustajad peavad midagi valesti rääkima, ma ei ütle seda, aga just et see, et me peame alati küsima küsimuse, kus on see piiblis kirjas, mida mina usun. Ja sa pead seda pidevalt tegema. Sest piiblis Jeesus hoiatab ka seoses lõpuaegadega mille eest? Valeõpetuste eest. Ja ta spetsiaalselt toob selle välja, kui sa vaatad Markuse evangeeliumi, mõnest on see lõpupoole, ma loodan, et põhieti mäletan, kuskil 24. peatükki ringis vist, Janne? Matteuses, jah. Mattuse lõpupoole räägib ta sellest. Ja viitab just sellest, et ta räägib valeprohvetitest. Just tegelikult, millest just sellega kaasnetest valeõpetustest, mis saab olema üks väga tõsine element, mis saab kerkima üles ja mida saab levima lõpuaegadel. Ja me elame tänasel päevadel lõpuaegadel. Amen. Ja Paulus räägib ka sellest, kui temal olid erinevad raskused ja keerukad situatsioonid, siis ta nimetab valevendade seas oli ta. Mis asjad need olid? Need, kes õpetavad valeõpetusi. Nüüd, kuidas me teame, et mingi asi on valeõpetus? See, et see ei lähe piibli põhiprintsiipidega kokku. Et sul ei ole selle juurde käia 2 või 3 kirja kohta, mis väga selgelt ja konkreetselt ütlevad seda. Ja sellepärast sul on vaja minna Jumala sõna juurde ja leida sealt, mida sina usud. Amen. Ja sa peaksid küsima seda isegi mõningate väga tuntud ja tuttavate asjade kohta, mida sa võib-olla isegi oled kogu aeg harjunud uskuma. Miks ma usun seda? Kus see piiblis kirjas on? Ja kui sa hakka otsima ja kui sa ei leia, siis tuleb see uskumus kõrvale heita ja hüljata. Amen. Nüüd läheme tagasi selle teema juurde. Kui mina ütlen seda fraasi, Jumal tahab kõiki haigeid terveks tehes, mul on vaja selleks alust. Amen. Nüüd paneme siia selle eelmise loo juurde, kui me jäime Markuse evangeeliumis pooleli, aga mõnes mõttes ma just lugesin selle kirja kohe, eks ju. Ja ta ütles selle pidajatõbisele, ma tahan. Nüüd, kas ta ütleb seda ka sulle? Ja selle kohta vaatame kohe Aposttegude 10:34. Peetrus on siin jutlustamas Korneliuse kojas. Ja ta on jutlustamas seal siis paganatele või siis nendele, kes ei olnud juudid. Ja ta on kuulutamas neile Jumala sõna ja rääkimas päästest seal tegelikult. Ja nüüd, kui me näeme, need inimesed saavad pühavaimuga ristitud ja saavad ka, võib öelda ka selle juures ka päästetud. Ja siis kogu selle asja sees Peetrus ütleb niimoodi. Siis Peetrus avas oma suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet
isikute vahel. Nüüd, kui me vaatame seda konteksti, siis ta räägib tegelikult seal päästest, eks ju, sellest, et Jumal tahtis anda päästet siis tol hetkel juutidele, et nad võiksid uskuda Messiasse, Jeesusesse, saada päästetud, uuesti sündida, saada oma padud andeks. Aga nüüd ta toob välja, et ta tahab seda anda ka neile, kes ei ole juudid, kes on paganad, kes otsustavad ka uskuda. Ja ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, et see kuulub kõigile. Amen. Nüüd, kui ta ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ka selles kontekstis, siis kas see fraas käib ka selle kohta, kui sina küsid, kas Jumal tahab, et mina võiksin olla terve? Kas mina võiksin saada sellest või teisest või kolmandast haigusest terveks? Siis Jumal annab sulle selle kirjakohaga ühese ja selge ja lõpliku vastuse. Sul ei ole vaja enam palvetada selle pärast, sul ei ole vaja enam Jumalat otsida selle pärast, mis on Jumala tahe, vaid see on Jumala poolt paika pandud, ta ei tee vahet isikute vahel. Ja Jumal tahab, et sina oleksid ka terve. Amen. Sina oleksid ka terve ja see on Jumala tahe ja see on Jumala plaan. Amen. Kiitus Jumalale. Niisiis, ta ütleb, Jumal ei tee vahet isikute vahel ja see kehtib ka sinu kohta. Kui sa näed, et Jumal ütles või Jeesus ütles, kui ma ütlen, me võime julgelt öelda, et Jeesus ütles seda, mida ka Jumal on ütlemas, sest ta ütleb, ta teeb seda, mida ta nägi isa ees tegemas. Amen. Niisiis, kui Jeesus ütles, ma tahan, saa puhtaks, siis Jumal isa on seda sama ütlemas. Ja kui ta ütles, pida ei tõbisele, ma tahan, siis ta ütleb seda absoluutselt iga ühele, kes vajab tervenemist. Amen. Sest et ta ei tee vahet isikute vahel. Ja Jumala tahe sinu jaoks on, et sina võiksid elada täies tervises. Ja mõni ütleb, et see kõlab absurdina. Natukene mõtle selle elu peale, mis meie ümber on. Kas sa tead mõnda inimest, kes elab täielikus tervises, tal ei ole mitte mingisuguseid haigusi, mitte mingit probleeme, isegi tal ei ole isegi mingit allergiat ega mingit köha ega mingit asju, mis iganes. Kas sa ei ole ju näinud sükest asju ju sündimas? Nüüd me ei saa Jumala tahet teada elu praktikast. Amen. Sest Jeesuse puhul me näeme Piiblis, et kogu oma eluajal, kus tema oli maa peal, siis füüsiliselt elas inimese positsioonis tegelikult olles, siis me näeme, ta ei olnud kordagi haige. Meil ei ole Piiblis mitte ühtegi kirja kohta sellest, et Jeesus, kui ta oli köha lõpetanud ja kui ta oli oma nina puhtaks nuusanud ja öelnud, et jälle kuidagi külma saanud vist. Ja siis hakkas jutlustama. Mitte kordagi ei ole sellist kirja kohta. Või mida iganes, ka isegi raskemat asja, kuumardus ütles, et jälle seljavalud, ma hakkan ka juba vist äkki vanaks jääma või mitte midagi sellist ei ole. Nüüd ütleb, ma ei ole inimesed, tema oli Jeesus. Nüüd Piibel ütleb väga selgelt, ta elas siin maa peal eeskujuna. Ja tegi neid tegusid, et meie võiksime samasuguseid tegusid teha. Ja ta elas inimese positsioonis, andes meile eeskuju, kuidas meie võime ka elada. Nüüd tavaline on see, et kui sa ei sea endale ülimalt kõrgeid eesmärke, siis sa kunagi ei jõua käsi mitte poole peale. Sellepärast meil on vaja panna väga selge visioon. Jumala tahe on, et ma elaksin täiesti tervena. Mitte selle põhjal, mis on mu elu praktika olnud, mis on juhtunud või kuidas ma ei ole terveks saanud või sellest ei ole tollest või ei ole terveks saanud. See ei ole sinu usu alus. Me peame sättima just selle sama hästi kõrge visiooni, selle, mis on Jumala tahe. Ja see on üle tavaelu praktika, see on üle kogemuste, see on üle selle, mis inimesed praktiseerivad. Või mis inimesed elavad, vaid see on see sama, et sina võid elada täies tervises. Täies tervises. Täielikult käia tervena iga päeval. Amen. Meil on vaja see sihik võtta ja see julgus ette võtta ka, et me otsustame sellisel kujul uskuda. Ja see, millest see hakkab peale, just seesama kirjakoht, Markuse evangeeliumi 1:40, mis ma lugesin, kus ta ütleb selle pidajatõbisele, ma tahan, saa puhtaks. Jumal tahab, et sa võiksid teada, mis on tema tahe. Amen. Mis on tema tahe. Ja tema tahe on, et sa võiksid olla terve.
ja see, isegi kui sa oled kuulnud, sul on vaja seda veel kord kuulda ja sul on vaja seda veel kord kuulda ja sul on vaja seda veel kord kuulda. See sama nägemus, mille ma tõin alguses välja, mis Kenneth Hagin sai, kui Jeesus talle isiklikult ilmus, seal ta ütles just väga selgelt, et paljud ei ela minu tahtmises, minu täiuslikus tahtmises. Ja see ongi sama põhjus, miks nad on ka haiged. Meil on vaja sellesse Jumala tahtesse sisse astuda. Amen. Ja vaja mõista, mis on see Jumala tahtmine. Uurida, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahtmine sinu jaoks. Jumala täiuslik tahtmine on see, et sa elaksid absoluutselt täiesti tervena, mis iganes haigustest. Nüüd mõni ütleb, et no aga pastor, kas sul ei ole mingisugust väiksemaltki probleemi või asju? Isegi on, siis see ei muuda Jumala sõna. See ei muuda Jumala sõna. Ma ei saa rääkida oma kogemusest lähtuvalt, vaid ma pean rääkima lähtuvalt sellest, mida Jumala sõna ütleb. Sest kui ma tulen oma kogemuse tasemele, siis ma toon sinu ka hästi madalale tasemele ja nagu öeldakse, me kunagi ei jõua sellesse kõrgemasse kohta, kus Jumal tahab, et me võiksime elada. Nüüd vaata 1. Timotuse 2.1. Vaata, vahel on veel üks vaidlus selle sama tervenemise teema ümber. No kas me ikkagi võime päris kindlad olla, et see on kõigi jaoks? Vaata 1. Timotuse 2.1. Üks asi, mille suha pealt ma usun, me suurem osa kristlastest oleme selle asja enda jaoks paika pannud, et see on kõigi jaoks ja sellest on siin juttu. Ta ütleb, ma manitsen siis nüüd kõigepealt tegema palveid, palvusi eest, palveid, tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemate eest, et võiksime vaikset ja rahulikku elu elada kõiges Jumala kartuses ja aususes. Sest see on hea ja armas Jumala meie õnnist tegija meelest. Pane nüüd tähele, see on, mis ma tahan eriti tähelepanu juhtida just, kes tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetunnetusele tuleksid. Sõna õndsaks saaksid, paljud uuemad pilvitõlked tõlgivad, päästetud saaksid. Mis siis Jumal, mida ta tahab? Et kõik inimesed päästetud saaksid ja tõe tunnetusele tuleksid. Kas meil tänasel päeval on kahjuks ka inimesi, kes ei jõua taevasse? Jah, see on kahjuks reaalsus. Kas me võime öelda, kui see inimene on lahkunud ja ta ei teinud otsust Jeesust järgida, ja võib-olla sa isegi oled, ma ei tea, näiteks tema matustele, see on teada, ta ei teinud mingit selget otsust ja ta läks nii-öelda Jumalasse ilma uskumata. Kas sa võid öelda, et siis vist järelikult siis oli Jumala tahe? Ei. Piibel ütleb, Jumal tahab. Aga inimesel on vaba tahe. See on üks asi, mis kristlastel on üks segadus selle asja ümber ja see sama vaba tahte küsimus. Sinul on antud vaba tahe. Sa võid teha valiku, kas sa tahad Jumala tahet teha või kas sa ei taha Jumala tahet teha. See on sinu vabadus ja Jumal ei võta seda sult ära. Jumal ei sunni sind. Sellepärast ka isegi, kui sa tahad, keegi inimene saaks päästetud või tuleks usule ja sa nii väga tõsiselt tahad seda, aga sa ei saa mitte kunagi, sa ei tohiks ka mitte kunagi seda inimest sundida. Vahest ma tean, isegi mõned inimesed on mingisugune evangeelne koosolek ja nendel on sõber või tuttav kaasa võetud, kes ei ole kristlane ja siis öeldakse nüüd, kes tahavad oma elu Jeesusele juurde anda ja Jeesusele anda ja kes tulge ette ja teeme selle palve ja anname oma elu Jumalale ja saame oma patud andeks. Ja siis nad taest sõna otseses mõttes võtavad kellegi käest kinni, isegi tal käest küsimata, kas ta tahab. Sulle, lähme sinuga ette. See ei ole õige. Sa võid ta käest küsida kõrvalt, see ei ole vale. Kas sa tahaksid, aga ta peab tegema ise vabatahtliku ja selge otsuse. Ma lähen ja tahan oma elu Jeesusele Jumalale anda või Jeesusele anda. Amen. See peab olema väga selge ja see vaba tahe jääb alles. Sest et inimene, kes lihtsalt mingisuguse kombe pärast või lihtsalt isegi sunduse pärast teeb mingisuguse palve kaasa. Mul ikka tuleb meelde, see oli ikka hale naljakas situatsioon aastaid tagasi, meil omal koguduses oli isegi, võib-olla keegi kunagi mäletab, aga see ei ole tähtis, kes see oli täpselt. Üks naisterahvas, temal olid millegi pärast püksid olid jalas tema perekonnas. Saad aru, mis ma mõtlen selle all, eks ju. Tähendab seda, et tema oli tegelikult see, kes nii-öelda juhtis perekonda rohkem kui see mees.
Ja siis ta nagu öeldakse, oli paika pannud sellele mehele, et mees peab tulema ka kirikusse. Ja siis see mees oli ka nii-öelda kaasa võetud sinna kirikusse. Ja siis ta oli ka seal, istus seal pingi kõigi, kihvtim oli selle juures veel see, et ta isegi ei istunud selle naise kõrval, ta istus teises pingirea otsas meelega. Sest et ta teadis, et naine vist hakkab teda veel paika panema igasuguse asjaga, mis räägitakse, et ta siis vähem ei ulataks temani nii palju või ma ei tea. Ja siis oli üks jant käis seal kogu aeg, nagu öeldakse, siis ta oli nii-öelda kohustusest, lihtsalt tuli sinna, istus sinna maa ja okei, naine käskis, peab tulema kuulama ja siis ta kuulas seda. Ja ta oli seal koosolekutel päris mitmeid kordi ikkagi regulaarselt ikkagi teda pandi kaasa tulema. Ja ta, nagu öeldakse, ta ei tahtnud seal olla. Ja teda ei huvitanud see ja tal ei läinud see korda. Ja no ma ei teagi, mis tast sai selles mõttes, et mingil päeval nad lahkusid meie kogudusest, aga selles mõttes nii need asjad ei käi. Amen. Me ei saa nagu öeldakse rusikaga lauale öelda, isegi kui sa vastupidi, kui sa oled ka pere peal või see kaanes või teistpidi, et sa pead. Ei, igaüks peab tegema ise oma otsused. Amen. Igaüks peab tegema vabatahtliku otsuse. Aga mis on Jumala tahe? Et kõik tuleksid tõetundmisele. Ja me teame seda. Kas Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud? Nüüd, kus huvitav asi, see sõna päästetud saama siin samas, kui siin huvitab kreeka keelest peaks kõlama, ma loodan, ma hääldan õieti, Zotsovist ja Z-O-S-Z-O. Nüüd hääldamine ei pruugi ideaalne olla, mõlemad ja kreeka keele spetsialist ei ole. Aga see tähendab tegelikult just ka nii päästet ehk siis uuesti sündi ja pattude andestust, aga samas see tähendab ka tervenemist. Ja tegelikult, kui ta ütleb siin, et Jumal tahab, et kõik võiksid päästetud saada või nagu vanaski eesti keeles siis ka õndsaks saada, siis ta ütles, et kõik võiksid terveks saada. Nüüd põhjus, miks väga paljud kristlased või suurem osa kristlasi usuvad, et Jumal tahab, et kõik võiksid päästetud saada, on see, et seda on jutlustatud aastate viisi ja seda on jutlustatud ja õpetatud ja seda on jutlustatud ja seda on õpetatud ja kogudustes on tehtud altari kutseid ja kes tahavad oma elu Jeesusele anda ja Jumal tahab kõiki päästa ja tahab kõigile patud andeks anda ja nad kuulevad seda jälle uuesti. Nad tulevad jälle kogudusse ja tehakse jälle üks altari kutse ja nad kuulevad seda uuesti ja selle mitte halba. Ma ei ütle seda, et see halb oleks. Aga nad ei kuule seda, et Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Ja seda ei räägita iga kord uuesti ja seda ei räägita iga kord uuesti ja seda unustatakse justkui ära ja mõeldakse justkui see on nagu mingisugune ebaoluline kõrvaline teema, aga Jumal on selle asja kokku pannud. Sa oled päästetud haigustest. Amen. See kuulub sulle täna. Jeesus ütleb sulle ka, ma tahan, sa puhtaks, kiitus Jumala, ma tahan, saa terveks ja see on Jumala tahe sinu jaoks ja see kuulub sulle ja see on sinule kuulub ja see on Jumala plaan sinu jaoks, ükskõik mis vanuses sa oled, ükskõik mis su elus on juhtunud, ükskõik mis isegi põhjustel need haigused võib-olla on tulnud sinu ellu. Võib-olla isegi sa oled midagi valesti teinud, mingid valesid otsuseid, valesid valikuid, aga sellegi poolest Jumal on see, kes annab sulle andeks ja tahab sind ka terveks teha. Isegi kui see on kaasa sündinud sul see asi, ikkagi Jumal tahab sind terveks teha. Isegi kui see peaks olema sinu geenid või mis iganes asjad on valesti või mida iganes, sellegi poolest Jumal tahab ikka sind terveks teha. Kui on isegi midagi vaja juurde luua või juurde kasvatada, mis iganes, me näeme Jeesusel ka, inimestel kasvasid jäsemed otsa. Jumal tahab ka selliseid asju teha ja tahab sind ka terveks teha. Amen. Mõni ütleb, aga kui mul näiteks mõni hammas on puudu, kas Jumal tahab mulle uue anda? Miks mitte? Tahab küll. Mille põhjal ma võin seda teada? Jumala sõna põhjal. Ma olen kuulnud, et on niisugust asju juhtunud ja see on heaks julgustuseks, aga sinu usuallikas ei ole ainult mitte tema kogemus, vaid see, mida Jumala sõna on ütelnud. Mõni ütleb, aga ma kannan prille, ma kannan ka näiteks, aga sellegi poolest Jumal tahab ka sellest terveks teha. Amen. Ja mis iganes, vahest me oleme harjunud nende asjadega ja ma ei taha sind panna hukkamõistu alla või süütunde alla, et ma teen seda või teist kolmandat. Sa ei pea tundma ennast halvasti selle juures, aga iva on selles, et sa võid teada, see on Jumala tahe, et sa võiksid olla täiesti terve, mis iganes haigusest, mis iganes probleemist. Amen.
See on Jumala tahe ja see Jumala tahe peab olema paika pandud meie elus. Ja kui ma jutluse pealkiri oli see, et takistused tervenemise tee peal ja üks väga tõsine takistus on see, et kristlased tegelikult, ka kristlased ei tea, mis on Jumala tahe nende jaoks tervenemise koha pealt. Ja ma ei räägi mitte mentaalset informatsiooni, vaid see ei ole jõudnud nende südamesse. Ka isegi need, kes on võib-olla uurinud kirja kohta ja isegi on lugenud ja vahetevahel on üks viga ka see, et inimesed on kuulnud neid kirjakohti pastorit ütlemas, aga nad ei ole ise neid piiblist välja otsinud ja lugenud enda jaoks ja võib-olla kuskile kaardi peale kirjutanud või mobiili salvestanud või mida iganes eraldi, et see on sul pidevalt silme ees ja mõtisklenud ja hoidnud seda oma tähelepanu selle peal ja see on tegemata jäänud. Nad arvavad sellest piisab, ma kuulsin koosolekul räägiti sellest ja pastor luges seda ja see hakkab mulle juba isegi meelde jääma, aga seal on vaja seda ise lugeda, uurida, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine uurida. Amen. Leida see ülesse, süveneda, süüvida sellesse. Amen. Amen. Vaata 2. Moosese 15:26. Teine Moosese 15:26. Tuntud kirjakoht. Jumal ütleb siin seda Iisraeli rahvale. Nüüd, kuna Jumala sõna on kõigile, tol hetkel ütleme, oli seal küll nendele suunatud, aga kuna Jumal ei tee vahet isikute vahel, siis see tänasel päeval ka meie jaoks kehtiv. Ja kuna me ei ela küll käsuseaduse järgi, aga meil on üks teine käsk, armastuse käsk, armastada Jumalat ja armastada ligimesi, siis me võime iseennast ka sellesse samasse kirjakohta sisse panna. Ütleb, ja kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele tema käske ja teedad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ma loen sulle selle laiendatud tõlkes, et siia oleks laiendatud ka korralikult. Ja see ütleb niimoodi, Jumal ütles, kui sa hoolsalt kuulad ja pöörad tähelepanu issanda oma Jumala häälele, hoolsalt kuulad ja pöörad tähelepanu ning teed seda, mis on õige tema silmis ja kuulad tema käske ja pead, hoides eelkõige oma mõtetes ja aktiivselt täites kõiki tema ettekirjutusi ja seadusi, siis ma ei pane su peale ühtki haigust, mida ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand, kes sind tervendab. Mina olen issand, kes sind tervendab. Nüüd, kui nemad vana lepingu ajal võtsid selle kirjakoha, või need salmid, tol hetkel nad olid mis iganes rullraamatus sageli, kuidas iganes neil loeti ette, ja pidasid Vana Testamendi käsku ja elasid selle järgi, siis Jumala garantii oli, et tema on nende ravija. Nüüd, kui paljude kohta see kehtis, kes täitsid nendele seatud nii-öelda nõudmised? Kõigi kohta. Nüüd, Jumal on pannud sinule ka ühe väga selget nõudmise elada armastuses, armastada Jumalat ja armastada oma ligimest. Amen. See on üks omaette teema, ma hakkan selles samas teemas veel seda kuni hiljem lahti rääkima rohkem, aga see on sama, et kui sa elad selle armastuse käsu järgi, siis Jumal on sinu ravija ja see kehtib kõigi meie kohta. Kõigi kohta, mis iganes on selle haiguse nimi, mis iganes on selle probleemi nimi, mis sul on, siis Jumal on sinu ravija, kui sina otsustad armastuse käsu järgi elada. Ta on sinu ravija ja see on Jumala tahe ja see kehtib kõigi jaoks. Amen. Amen. Ma tean üks asi, mis tervenemise teema on midagi sellist, mis minu jaoks nagu põleb, sest see on see osalt see kutse, mis Jumal on andnud ka mulle rääkida, aga see ongi see põhjus, miks võib-olla see tuleb sageli ka sükse punchiga esile. Ja see on, ma ei oska eesti keeles seda sõna öelda, aga see on sama just, et see peab olema midagi sellist, mis jõuab sinu südamesse. See ei oleks ainult emotsioon, vaid sa tead, Jumal on minu ravija. Ta on minu ravija, mis iganes see situatsioon on, mis iganes selle haiguse nimi on, mis iganes diagnoosi arst on pannud, mis iganes tüüpi isegi ravimeid sa kasutad. Ma ei ütelnud, sa pead selle kasutamise lõpetama, aga ma ütlen sulle seda, et Jumal on sinu ravija. Ja see kehtib meie kõigi kohta. Amen. Lähme 4. Moosese 21. peatükki. Ja 5. salmi. Nüüd siin me näeme Iisraeli rahvast,
ja nad on sõnakuulmatusse langenud nii-öelda. Ütleb, ja rahvas rääkis vastu Jumalale ja Moosesele. Kas pole huvitav, et nad rääkisid Jumala vastu ja rääkisid ka Moosese vastu sellega? Mõlemad olid tegelikult seal käsi käes. Ja siis ta ütleb, miks te olete meid toonud Egiptusest kõrbe surema, sest ei ole leiba ega vett, meie hing tülkab seda viletsat toitu. Nad virisid selle üles, mis Jumal on neile andnud ja mis olukorras situatsioonis nad on. Ja siis ütleb, siis Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelis suri palju rahvast. Ma teen korra pausi ja räägin ühe olulise mõttise vahele. Virisemine ja nurisemine on midagi sellist, mis võib sinu ellu lasta tulla probleemidel, hädadel või ka isegi haigustel. Nüüd, kas nende olukord oli super, kõige mõnusam, kõige kihvtim ja kõige põnevam ja mis iganes? Suhteliselt tavaline toit, manna kogu aeg, üsna lihtsad olukorrad, mis iganes. Nüüd, seal oli põhjused, miks nad seal olid sellises kohas. Aga nüüd mõni ütleb, et vaata, sellel kristlasel on vaata kui ilus auto ja vaata, kus kohas ta elab ja mis iganes. Mul on ainult see vilets korter ja autod polegi ja mis iganes. See muuseas, mis see nimi on? Virisemine ja nurisemine. Ja see võib olla see põhjus, miks neid asju ei ole. Me peaksime olema tänulikud kõige eest, mis sul on antud. Isegi kui sul täna on vähem ja võib-olla see ei ole võib-olla nii suurepärane või kena või ilus või super või mis iganes, sa ei pea mõõtma ennast ise teistega, vaid sa peaksid olema tänulik Jumalale selle eest, mis ta on sulle andnud. Amen. Kujutame ette, et kui sul on mingisugune viletsam võib-olla korter või kuidagi ta ei ole nii suurepärases seisus veel, siis ja sa astud sinna sisse õhtul peale koosolekut, ma olen tuun, küll pastor või teitud veel maja ka endale ja vaata, minul on nii vilets elamine ja mis iganes. See ei ole õige asi, selle asja nimi on nurisemine. Astu sinna korterisse ja ütle, isa, ma tänan sind selle korteri eest. Isa, ma tänan, et sina oled mind õnnistanud sellega. Isa, ma tänan sind, et sa oled hea, sa oled helde, sa oled armuline ja sina oled vägev ja ma, isa, teen vähemalt selle korralikult korda, teen ta puhtaks ja teen oma parima. Ja isa, ma tänan, et sina varustad mind, et ma võiksin sellele remondi teha, et ma võiksin selle ilusaks teha korda ja isa, ma tänan, et sa annad mulle isegi parema ja suurema ja ilusama. Amen. Ja sul peab olema üks tänulikkus, mis tuleb sinu suust, mitte üks virisemine. Ja see peaks olema iga asjaga tegelikult, mis sa on, ja kui me räägime üldse materiaalsetest asjadest. Sa ei peaks virisema ja hädaldama nende ümber. Mul ei ole seda ja sellel on see ja teine. See ei ole oluline, mis teistel on. Ja ära kunagi võrdlevalt vaata kellegi teise peale, mis tal on või mis ta omab või vaatad aknast välja ja naaber sõitis uue Bemariga mõnda loovi ja mis iganes. No ja mis siis? See on auto muuseas, kas sa tead või? Ei midagi erilist. Ja see ei tee inimesest kedagi see, mis ta omab. Kui sa arvad seda, et see, millega sa sõidad, on see, kes teeb sinust midagi, sa oled väga vales mõttelaadis tegelikult. Sa oled juba keegi tänu selle, et sa oled Kristuses ja Jumal on elamas sinu sees ja Jeesus on sinu südames. Sa oled juba sellepärast väga väärtuslik ja sa oled väga oluline ja sa oled väga kõrgele juba jõudnud ja sul pole vaja enam kuhugi jõuda. Ja sul ei vaja kellegi enam midagi tõestada ja sa ei pea enam kellegile imponeerima. Ma tean, Keith Moore aegalt räägib, kui ta kristlane ka, kuidas selles tema kodulinnas või väikses külake ja moodi asjas oli seal, et see oli pühapäeva õhtu, kus siis sellised teismelise ohtu, ütleme, Ameerikas lubatakse autoga sõita natuke varem kui meil, siis need kogunesid sinna kokku sükeste ülesuntsitud, nad ei olnud küll väga luksuslikud, aga siiski vähemalt kuidagi silma torkavad masinad, mingisugused sportmasinad ja taolis. Ja nendega koguneti siis sinna platsi peale kokku. Ja kuidas keerati, kui sa tulid sinna sisse, siis kuidas ma sõitisin autoga sinna sisse, keerasid akna alla, siis kuidas su käsi niimoodi vaikselt niimoodi kuidagi libises üle akna ääre ja siis, kui sa vajutasid gaasi ja kuidas see auto tegi mitte lihtsalt natuke häält, vaid ta tegi häält. Ja siis oli selline tunne, et sa nagu oled justkui kuhugi jõudnud ja midagi justkui saavutanud. See on väga-väga vale mõtlemine. See, mis häält sinu auto teeb või mis moodi ta välja näeb või mis iganes, ei näita, et sa oled kuhugi jõudnud või midagi saavutanud. Sa oled Kristuses juba midagi väga olulist saavutanud ja tema saavutas sinu eest. Amen.
Ja keegi ei keela sul omada ühte või teist autot, Jumal ei ole sellega probleemi, aga me peame aru saama, asjad ei ole need, mis teevad meist midagi. Amen. Jeesus meis on see, kes on meist juba teinud midagi ammu. Amen. Või kui sa oled, ma ka, ütleme need, kes on ka koolis käimas. Ja ma tean, see ei ole tegelikult muutunud. See oli isegi sellel, kui mina koolis käisin. Nõukogude aeg oli, kui need, kes teavad seda ajastut, siis see oli väga levinud see asi, kus ütleme, teatud tüüpi riideid või ilusaid riideid ei olnud eriti üldse saada. Ma mäletan seda isegi, saad aru, ma ei olnud kristlane ja ma ei mõistnud nendest asjast tollel. Ma sain tol ajal mingisugused, need olid, mis firma see võis olla, keegi saab mind aidata. Eesti kohalik firma, kes mingid tossusid tootis, ma ei mäleta enam nime isegi. Oli see mingi, ei olnud Marat, ei olnud mis iganes see oli. Mingisugune oli iganes. Ja ma sain need tossud, need peeti eriliseks, sellepärast, et need olid ikkagi natuke teistsugused, ne olnud sellised väga nõukogudeaegsed, nõmedad mingisugused suvalised tennised. Ja ma olin sellised tossu saanud ja mäletan, kuidas koolis, kui sa käisid, siis niimoodi nagu pilk läks kogu aeg allapoole ja siis astusid sammu jälle. Nüüd, teate, ega see ei ole muutunud tänasel päeval ka, ütleme, kui neid asju on palju rohkem saada, on ka nii-öelda teatud hinnaklassis ja teatud välimusega ja iganes. Ja inimesed arvavad seda, et ma oman seda ja käin selle, mis iganes, siis see firma peaks ka olema, ei hakka mingid nimesid viskama igaks juhuks reklaami kellelegi tegema. Aga et see on nüüd, selle võttu ma olen midagi, nüüd ma olen keegi ja nüüd keegi vaatab mind ja mida iganes. Kui keegi sind vaatab ja keegi on sinust huvitatud, ma räägin siis näiteks vallalistest isegi sellepärast, mis sa oled riides, siis see on väga vale põhjus ja väga vale motiiv tegelikult. Amen. See ei peaks olema üldse see põhjus, miks me arvame kellestki midagi või et mismoodi ta riides käib. See ei tähenda seda, et sa ei või viisakalt riides käia, aga ma ütlen just seda, et see asjad ei tee sinust midagi, sa ei saavuta ja ei ole kuhugi jõudnud sellepärast, mis sa omad. Amen. Tänu Jumalale, me jõudsime kuskilt kohast. Läheme tagasi siia. Vilets, see oli siis virisemisest, jõudsime sinna. 6. salm, ma olen 4. Mooses 21. Siis Jehova läkitas rahva sekka mürgiseid madusid ja need salvasid rahvast ning Iisraelist suri palju rahvast. Siis rahvast tuli Moosese juurde ja nad ütlesid, me tegime pattu, et rääkisime vastu Jumalale ja sinule. Palu Jehovat, et ta võtaks meilt ära need maad. Ja Mooses palus rahva eest. Ja Jehova ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle ridva otsa, kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis jäi ta elama. Ma loen sulle selle 9. salmi laindud tõlkes, siis sa näed seda olulist nüanssi, mis siin veel sees on. Ta ütleb, ja Mooses tegi vaskmao ning pani selle teiba otsa ja kui madu oli kedagi hammustanud ja kui ta vaatas vaskmao poole, tähelepanelikult, ootusrikkalt, kindla ja haarava pilguga jäi ta elama. Nüüd, kui me vaatame siin ka seda meie nii-öelda eestikeelset tõlget, 8. salmi keskpaigas on üks fraas, iga salvatu, kes seda vaatab. Kui paljudele oli siis selles situatsioonis, see on ka mingis mõttes tervenemine, oli kätte saada. Igale ühele, kes seda vaatab. Iga ühele. See kehtis absoluutselt iga ühe kohta Iisraeli rahvast. Iga ühe kohta. Ja nüüd, muidugi siin on ka tingimus, mis moodi ta vaatab. Ta ütleb, ma loen sulle uuesti laindud tõlke. Tähelepanelikult, ootusrikkalt, kindla ja haarava pilguga. Ja ta jääb elama. Nüüd millest see räägib? Ma arvan, me enamus teame seda, et see võrdpilt vaskmaast on tegelikult Jeesusest võrdpilt ja Jeesusest risti peal. Nüüd küsimus ei ole niivõrd, et sa pead vaatama Jeesusest risti peal. Ma ei tea, lähed kuskile altarimaali ette ja vaatad seda pilti ja siis oled väga härdas meeleolus selle pärast. See ei ole see, millest ta räägib. Ta räägib oma tähelepanu pööramisest selle peale, mis Jeesus on sulle andnud ja kinkinud tänu sellele, et ta on surnud sinu eest risti peal. Nüüd üks väga oluline asi on see, et sa mitte ei ole ainult selle risti surma juures,
vaid sa oled selle ülestõusmise juures. Nüüd see on väga oluline, et me ei ole nagu öeldakse selles kohas, et me nagu öeldakse, oleme kogu aeg oma mõtetega Jeesuse ristisurm ja Jeesuse ristisurm. Ei, me peame olema selle juures, et me oleme ülestõusmises. Amen. Jah, see oli väga oluline sündmus ja see oli asi, mis andis meile vabaduse, mis andis meile tervenemise, aga täna me oleme ülestõusmises. Täna me oleme elamas uues looduna Kristuses Jeesuses ja me oleme surnust üles äratud ja meie haigused on Jeesuse peale pandud ja me oleme juba terveks saanud ja see kuulub meile tänasel päeval ja me ei lähe enam ainult risti juurde tagasi, et saada seda abi, vaid me läheme täna selle juurde, mis me oleme saanud uue looduna. Amen. Me oleme terveks saanud, vabaks saanud. Amen. Ja sellepärast, kui me vaatame nüüd seda, mis seal toimus risti peal, vaatame seda vaskmadu ja mitte, saad aru, ma ei räägi füüsilisest vaatamisest, vaid just sellest samast tähelepanust. Sa pöörad oma tähelepanu Jumala sõna peale, tähelepanuga, ootusega, kindlusega, haarava pilguga. See on üks viga ka, mida vahest inimesed teevad, on see, et nad kuulevad ühe jutluse, kuulevad ühe sõnumi sellest asjast ja ütlevad, see oli täna, see oli nii vajalik, see oli nii oluline, kiitus Jumale. Aga nüüd üks vajalik ja oluline on see, mis sa lähed nüüd ja teed selle sama sõnaga kodus. See, et sa otsid ise selle kirjakoha välja, loed ise seda, mõtiskled ise selle üle, loed seda uuesti ja loed seda veel kord uuesti ja loed seda igapäevaselt. Sest Jumala sõna ütleb seda, et Jumala sõna on sulle ravimiks. Mismoodi? Ta ütleb, mu poeg, pane tähele, ma tsiteerin õpetussõnade 4.20, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia neid oma südames. Amen. Sest see on eluks sellele, kes need leiab ja ravimiks kogu tema ihule. Kui sa pöörad oma silmad, oma tähelepanu ja oma kuulamise ja oma kõrvad justkui selle sõna poole, siis see hakkab sind ravima, sind tervendama ja see kehtib jällegi kelle jaoks, kõigi jaoks. See kehtib sinu jaoks ja kui sina võtad selle sõna ja pöörad selle oma tähelepanu, pöörad oma silmad selle peale, pöörad oma kõrvad selle poole, siis see on sulle ravimiks. Amen. Ja see kehtib kelle jaoks, kõigi jaoks. Amen. Kõik, kes vaatasid seda vaskmadu, kõik, kes olid seal salvatud. Ja nüüd üks asi veel selle juures on see, nüüd kujuta ette seda situatsiooni. Seal on hästi palju rahvast ja neid madusid ei olnud, nagu oleks saanud mõned üksikud. Need oli paras jagu. Ja mis seal võis kosta? Kisendamist, hüüdmist, keegi on suremas, keegi on valudes, keegi on kannatamas. Ja sina oled saanud nüüd ka ammustada selle maa poolt. Kus peavad sinu tähelepanu olema? Sel, mis juhtub siia, kui jube ja õudne, oi kui kole. Ei, sinu silmad peavad minema kuhu? Selle Jumala sõna peale, ehk siis selle peale, vaskmaa peale. Selle kõige pealt, mis toimub sinu ümber, kõige selle negatiivse pealt, kõige selle ümber, mis kellelgi teisel halba on juhtunud. Vaete vahel kristlased ka isegi teevad ühe tõsise pea, kui neil mingisugune haigus avastatakse või diagnoositakse ja siis nad hakkavad uurima, mis see haigus enesest kujutab ja mis need sümptomid on ja mida arstid on selle kohta ütelnud ja mida Google on selle kohta ütelnud ja mida AI selle kohta on ütelnud ja siis mis iganes veel on keegi ütelnud ja siis nad uurivad ja loevad igast nüansse ja küsivad eraldi veel küsimusi ja see on kõige valem asi, mida sa pead tegema. Sul ei ole vaja vaadata seda, mis on sinu ümber, vaid sa pead vaatama selle peale, mis sõna on ütlemas. Seal on sinu tervenemine. Amen. Tervenemine ei tule Google'ist, tervenemine ei tule sulle AI-st, vaid see tuleb kus kohast Jumala sõnast. Mitte, et sa ei tohi neid kasutada targasti, aga selles mõttes sellegi poolest su tähelepanu peaks olema kus kohas sõna peal, vaadates seda sõna, vaadates Jeesuse peale. Mitte lihtsalt vaadates, vaid vaadates tähelepanuga, pöörates oma silmad, pöörates oma tähelepanu ootusega. Amen, ma võtan selle piibli lahti, ma otsin ise. Ja sellised ajad tegelikult, mis väga paljudel kristlastel puuduvad, need samad, mõned nimetavad seda pühendumishetkeks, kõik kuidas moodi sa tahad seda nimetada. Iva on selles, sul on vaja aegu, kus sa ise lähed, loed piiblit, ise lähed, loed kirjakohti, ise uurid Jumala sõnast teatud printsiipe ja asju. Amen, sul on vaja selliseid aegu. Ei piisa ainult sellest, see jutlustas, too jutlustas, sina lähed ise ja süüvid nendesse asjadesse. Amen. Ja see on sageli võti selleks, et see ime võiks sulle toimuda. Sest ta ei ütelnud lihtsalt, et need, kes niimoodi vilksamisi vaatasid seda madu, need said terveks. Ei, need, kes silmitsesid, need, kes tähelepanuga, ootusega vaatasid seda. Amen. Mida?
Jumala tahet sinu jaoks. Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Jumala plaan on sinu jaoks, et sa võiksid täies tervises. Amen. On ta alle creis töse fo ostramikino oprades töse övra rokhele distre nestöse poa krende inekrofa ziprate ise pro lesteni kre zo ompra qua arti avritas ty istromi in qua tedi itro semboa ferteni kre. Kui sa hoiad oma silmad minu sõna peal ja oma tähelepanu selle peal, mis ma olen öelnud, et see on minu plaan ja sinu jaoks minu tahe, et sa võiksid olla täiesti terve, vaba igast haigusest, igast probleemist ja igast vaevast. Seepärast hoia oma silmad selle peal, mis ma olen öelnud, mis ma olen rääkinud, et su tähelepanu on sellele suunatud ja sa näed seda oma südames. Ja see, mis sa näed oma südames, saab sinu elus ja sinu ihus ka reaalsuseks. Sest see, kus sa oma silmad hoiad, on see, mida sa saad ka nägema oma elus reaalsuses. Kus on su tähelepanu, see on see, mis sinu jaoks ka sünnib. Ja seepärast hoides oma tähelepanu sõnal, see sõna maalib sinu südamesse selle pildi, mis mina olen valmis pannud ja see pilt, mis on sinu südamesse saanud maalitud, saab ka sinu elu reaalsuses tegelikkuseks. Amen. Amen. Sa võid ise uurida, Piibel räägib sellest, kuidas Jumala sõna vormib ja kujundab sinu südames teatud asju. Me vaatleme Jumala sõna ja see kujundab midagi ja kui see asi saab sinu südamesse paika pandud, siis see saab ka füüsilises maailmas reaalsuseks. Amen. Sest see, mis on su südames, on see, mis on ka sinu suus, aga see on ka see, mis sa näed enda ümber toimumas. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Me peame veel lugema mõned kirjakohad, sest neid on siin päris palju. Luuka 4:38. Luuka 4:38 ütleb, aga ta tõusis üles koguduse kojast ja läks Siimona kotta. Ja Siimona ämm oli haige raskes palavikus ja palusid teda tema pärast. Ja ta astus tema juurde, ähvardas või kaasaegsemas keeles isegi ka sõitles palavikku ja see lahkus temast. Ja seda maid tõusis naine üles ja ümmardas neid. Aga kui päike looja läks, tõid kõik, kellel oli haigeid mõnesugustest tõbedest, need tema juurde. Ja ta pani iga ühe peale oma käed ning tegi nad terveks. Aga kurjad vaimud läksid paljudest välja kisendades ning öeldes, sina oled Jumala poeg. Ja ma sõitles neid ega lubanud neid rääkida, sest nad teadsid tema olevat Kristuse. Nüüd me näeme, ta läheb sinna Peetruse juurde külla ja huvitav fakt, Peetrusel oli ämm. Nüüd lisaks sellele, et tal oli ämm, järelikult tal pidi olema ka naine. Ma tean, mõned räägivad sellest, et nagu öeldakse, kes on apostlid, mitte apostlid, kes on üldse Jumala riigi töös või Jumala teenistused, nad peaksid olema vallalised. Peetrus ei olnud. Amen. Nüüd see ämm saab terveks. Nüüd kõik, kes on ämmad, võivad sellest usust kinni haarata, sellest kirjakohast. See ei ole ainult nende jaoks muidugi. Amen. Sest et me näeme, nii kui see on toimunud ja see sõnum läheb laiali, et ta on terveks saanud, siis toovad, kui sa märkad nüüd 40. salmi keskpaigas, tõid kõik, kellel oli haigeid mõnesugustes tõbedes. Kõik, kes kuulevad ja kellel on haiged seal, nad toovad nad kõik kohale. Miks pärast? Sest nad uskusid, et Jumal tahab, kui paljusid terveks teha, kõiki terveks teha. Nad ei olnud kuulnud seda veidrat teoloogiat, et Jumal vahest mõnda tahab terveks teha ja vahetevahel mõnel ütleb, et veel praegu ei saa ja praegu ei tea. Ja ei, nad teadsid kõik, nagu nad kuulsid, et Jumal tegi ta terveks, nüüd see on kõigile, sest Jumal ei tee vahet isikute vahel, nad toovad kõik kohale sinna. Ja me näeme, mis juhtub, ta paneb nende peale käed ja nad saavad kõik terveks. Kiitus Jumalale. Ja see on Jumala tahe. See on Jumala tahe, see oli Jeesuse teenistuses ja see on ka meie jaoks täpselt samamoodi. Amen. Vaata korra Apostlitegude 5. peatükki.
et see on juba ajas, kus Jeesus on juba taevasse võetud ja sellest on ikkagi mõningane aeg juba möödas. Ja nüüd Peetrus on siin ilmselt ka Jumala sõna kuulutamas ja ütleb, ja kandsid inimesed haigeid tänavalegi ja asetasid neid vooditesse ja raamidele, et kui Peetrus tuleb, tema vari langeks mõne peale nendest. 15, jah. Ka tuli rahvas kokku Jeruusalemma ümberkaudsest linnadest, tuues haigeid ja rüvedaist vaimudest vaevatud ja need kõik said terveks. Apostlite 5:16 oli see siis. Kui paljud said terveks? Kõik. Ja kõik, kes iganes kuulsid, et midagi Jumal on tegemas imesid, toovad kõik nad kohale ja panevad nad tee äärde ja me näeme, kõik saavad terveks. Nüüd, mõni küsib, no aga miks meil sellised koosolekuid ei ole, kus kõik haiged, kes tulevad ette, saavad kohe kõik terveks? Sellised koosolekud saavad tulema muuseas. Sellised koosolekud saavad tulema. Miks me saame selliseid asju nägema? Sellepärast, et meil on vaja hakata rohkem sellest jutlustama. Jumal tahab kõiki haigeid terveks teha. Amen. Miks kogudustes inimesed saavad päästetud? Miks nad annavad oma elu Jeesusele? Sellepärast, et kogu aeg sellest räägitakse, et Jumal tahab sinu patud andeks anda, tahab sulle igavest elu anda. Kas sa tahad Jeesus oma ellu vastu võtta ja inimesed kuulevad seda ja neil on usku seda selle jaoks. Amen. Ja Jumal tahab kõigile seda pakkuda ja inimesed tulevad ja kõik saavad päästetud, kes tahavad päästetud saada. Amen. Ja samamoodi Jumal tahab hakata ka kõiki terveks tegema. Ja seda on vaja jutlustada, sellest on vaja õpetada, seda on vaja usus kinni haarata, see on Jumala tahe. Ja see toimus siis ja Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ja me elame ka lõpuaegades ja Jumal räägib sellest väga selgelt, et lõpuaegade Jumala liikumine ja ärkamine saab olema palju suuremas mõõdus ja palju rohkem imesid, kui me näeme Vanas Testamendis ja ka Uues lepingus ja kõik need kokku veel. Järelikult meil saavad olema sellised koosolekud ja mida on koosolekud, vaid ka ajad, kus inimesed, kes kõike haigetena kohale tuuakse, lahkuvad siit koosolekult absoluutselt kõik tervetena. Amen. Ja see on Jumala tahe ja meil on vaja seda uskuda ja meil on vaja seda kuulutada julgelt. Amen. Sest kui me jääme sellisesse teoloogiasse või õpetusse, et me ei tea, kas Jumal tahab alati kõiki terveks teha ja ei tea, minu jaoks vist, ma olen võib-olla nagu Hiob, et Jumal võib-olla ei taha mind terveks teha. Muuseas, Hiob tehti terveks. Hiob sai terveks. Kui ta seadis oma asjad korda tegelikult, see on omaette pikem teema, aga ta sai terveks. Ja Jumal õnnistas teda veel mitmekordselt. Amen. Amen, kiitus Jumalale. Ja see on Jumala tahe, et kõik võiksid terveks saada. See on Jumala plaan, see on Jumala eesmärk sinu jaoks täpselt samamoodi. Võtame veel ühe kirja koha, siis võtame selle asja kokku. Apostel 28:7 ütleb. Ütleb, aga selle paiga läheduses oli saare tähtsamal mehel nimega Publius Mõis. Tema võttis meid vastu ja pidas meid 3 päeva lahkesti külalistena ja sündis, kui Publiuse isa oli haige maas, palavikus ja kõhutõves, et Paulus läks tema juurde, palvetas ja pani oma käed tema peale ning tegi tema terveks. Kui see oli sündinud, tulid ka teised haiged saarelt ligi ja said terveks. Kes on need teised haiged? Ilmselgelt need samad kõik, kes seal olid haiged sellel saarel. Kas pole nii? Miks nad julgesid nad kõik kohale tuua? Sellepärast, et nad ei olnud kuulnud sükest õpetust, et Jumal vahest tahab terveks teha ja kõiki alati ei taha terveks teha, vaid nad kuulsid seda sama sõnumit, et näe, kui see nüüd saanud terveks, siis Jumal tahab kõiki teisi ka terveks teha. Amen. Ja tulevad kõik kohale ja kõik said terveks ka veel. Kiitus Jumalale. Ja samas see oli nii lihtne. Üks asi, mis on üks väga tõsine probleem kogu tervenemise teemal, mis on ka kristlaste mõttelaadis sisse kujunud. See tervenemise asi on nii keeruline, ei tea, kuidas see on ja mismoodi see toimib ja ei tea, kuidagi ei toimu. See ongi see üks põhjus, miks vaete vahel inimestel ei ole see kohale jõudnud ja muudatus ei ole toimunud. Me peame aru saama, see on nii lihtne ja Jumal tahab sind terveks teha ja see kuulub sulle. Amen.
ja meil on vaja sellest usust kinni haarata julgelt. Amen. Järgmistel kordadel ma räägingi just ka sellest usust, aga see on väga oluline see, et sa tead seda, mis on Jumala tahe sinu jaoks. Ma tahan, saa puhtaks. Nagu Jeesus ütles selle pidajatõbisele, ma tahan, saa puhtaks. Amen. Ma loen selle kirjakoha uuesti veel. Ma lähen Markuse 1. peatükki. Sa võid jälgida Markuse 1.40, aga ma loen sulle ühte teist tõlget. Sama, mis ma enne ka lugesin. Passion tõlget. Minu üks lemmikuid selles mõttes, et ta on väga kohati päris mõnusalt tõlgitud selles mõttes. Saame aru, muidugi üksi tõlge ei ole kunagi ideaalne, aga alati vahest need toovad mingeid huvitavaid nüansse välja. Ja see ütleb niimoodi, 40. salm. Ühel korral tuli üks pidajatõbine, langes Jeesus ette ja anus oma tervendamist öeldes. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundes sirutas Jeesus käe, puudutas pidajatõbise nahka ja ütles talle, muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõbe haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Ma tahan, muidugi, või nagu siin tõlges ütleb, muidugi ma tahan, saa terveks. Muidugi ma tahan. Jeesus on ütelnud seda sinule ka. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Muidugi ma tahan. Amen. Jumal tahab, et sa võiksid elada kogu oma elupäevad täiesti tervena. Halleluuja. Kellegi inimesel on mingisugused jalaprobleemid, see võib olla jalgade, veenide või ka verevarustuse probleemid. Jumala vägi on sinu jaoks, et see võiks terveks saada. Halleluuja. Tule ettepoole. See võib olla mitu inimest isegi. Ootan ka kõigis siia. Igaks juhul, kas saab kellegi meesterahva selja taha. Üla või rohkem alaosas, eks ju. Üldreeglina ma ei pane naisterahvastele sellisesse kohta jalgale käsi ja kuna see on minu naine, siis ma võin panna. Et sa mõista õieti, eks ju. Halleluuja, ma tänan sind sinu väe eest, Jeesuse nimel. Tänu sulle, isa, sinu vägi läheb siia juhusse. Tänu sulle, isa, halleluuja. Kas sa tuleks appi mulle? Või tule selle sina appi mulle? Ma ei hakka naisterahvale käsi sinna panema. Kas on jalad, alumine isa üle? Sealpool isegi ka. Halleluuja. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel, isa, ma tänan sinu vägi läheb ja tegutseb tema jalgades. Jeesuse nimel ma käsin nendel jalgadel terve olla. Ja ma tänan sinu väe eest. Jeesuse nimel. Halleluuja. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kiitus su isa. Halleluuja. Tänu su isa. Halleluuja. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Ja see on Jumala tahe, et sina võiksid käia tervises ja olla terve. Amen. Amen. Nüüd meil on täna üks oluline